kõigepealt leidsin mina discgolfi, siis leidsin Jaanika. Mina leidsin ennem Siimu ja siis discgolfi. Kõigepealt kõige esimest korda me kohtusime üldsegi rulluisuvõistlustel. Ma olen elus ühel korra rulluisuvõistlustel käinud ja siis seal me nägime üksteist esimest korda. Ikkagi põhimõtteliselt igal võimalusel, et kui ilm kannatab, siis me ikkagi rajal oleme. Muidugi Tallinna ümbruses on natuke keeruline mängida, et siis peab alati kuskile kaugele maha sõitma. Tallinnas meil kodurada ei ole, et me sõidame igale poole. Ja siis maarajaks ma nimetaks siis Elvat ja Annikaru. Kõrvemaa. Kõik, mis on head. Jah, Mäetaguse Kõrvemaa. Eks kõik seda nimekirja pole mõte ette lugeda, et kõikid on kindlasti samad eelistused. Et mis seal top 1 kindlasti top 2 on Alutaguse, Mäetaguse, Elva, Kõrvemaa, Kiiu, et nii see top kõigil tõenäoliselt läheb. Jah. Minu getosteks esimesed olid Discman ja S-Line FT Jackal ja putteriks oli äkki S-Line B2. Putteriks oli esimene BA2 ja F7 Prodigy oma siis. Et miks discgolfi mängime? Mängime siis, et discgolf on juba DNA-sse sisse kirjutatud. Et ilma selleta lihtsalt ei ole võimalik enam elada. Ja hea võimalus ka töökaaslastega mängimas käia, et käime peale tööd ka töökaaslastega mängimas. Minul ainus võistlus, kus ma kirjas olen hetkel, on Elva Challenge. Ja ma ei tea. Ma vaatan täpselt see aasta jooksvalt, et kuna siin see situatsioon niimoodi on maailmas. Aga ma plaaniks Eestikad ära mängida, nüüd on see Balti tuur ja ühe Leedekell karikatapile tahaks ka veel jõuda. Minul on kiirrulluisutamine, mis tekitab sõltuvast kiirus. Ja mina lihtsalt võib-olla talvel satun võrkpallisaali ka, aga pigem mitte. Minul ei ole, kuna ma ei ole käinud üksi võistlemas, aga näiteks siis tiimiga eelmine aasta riigiametnike discgolfivõistlustel esikoht. Ja minul võib-olla esimene kõige suurem oli äkki Baltic Sea Touri Pärnu etapi võit kunagi. Ja nüüd viimane siis on äkki maailmakatega, siis tiimi maailmakatega 3. koht. Mõlemad. Mulle meeldib see rada, mis on avatud ja on üks puu, kuhu saab pihta saata. Ja mina vaatan kõik need YouTube läbi vaadatud, mis on discgolfi teemalised, et jälgin põnevalt kõike, mis toimub. Ja mina siis ühe silmaga kõrvalt, aga pigem mitte. Kahe peale Jaanikal äkki on mingi 30 tiirus. Jah, 30 tiirus. Ja ma arvan, et minul on üle 100 midagi, et mingi 150 kanti võib kokku olla küll kahe peale. Pigem mitte. Võib-olla kunagi siis, kui diskis midagi ei teadnud veel, aga praegu pigem ei ole. Mõtlesime võib-olla ainult see putter BA2, aga pigem mitte. Pigem ei ole. Siim käib kangemate ketastega ja mina siis lahjematega. Jaa, ma mõtlesin selle peale ja ütleks, et 100 meetrit otse lendavat ketast alguses ei tasu küsima minna. Ja kindlasti tasub julgelt minna küsima oskajate käest, et nõu. Et selles mõttes, et diskirahvas on niisugune sõbralik rahvas, et kindlasti ära jää ja mõne nipi saab ka kaasa. Jah, võtke alati siis nõu vastu, kui jagatakse. Lahinguväljal näeme.